USA teatas äsja täielikust Hormuzi väina blokaadist. Kui Iraan jätkab tsiviillaevade ründamist, siis ei pääse enam midagi sisse ega välja. Läbirääkimised kukkusid eile õhtul läbi ja täna hommikul teatas Trump uuest strateegiast. Nagu näete, on Iraan selle sõja algusest peale rünnanud, vähemalt 22 tsiviillaeva tapnud, 10 meeskonnaliiget ning jätnud umbes 800 laeva ja 20 000 meremeest lõksu. Nende terrorirünnakute tõttu teatas USA täna hommikul uuest poliitikast. See on see, mille Trump täna hommikul välja kuulutas. Nii et selline see on. Kohtumine läks hästi. Enamikus punktides jõuti kokkuleppele. Aga ainus punkt, mis tegelikult tähtis oli, tuumaküsimus, ei olnud see. Koheselt alustab Ameerika Ühendriikide merevägi, maailma parim, kõigi nende laevade blokeerimist, mis üritavad siseneda või lahkuda Hormuzi väinast. Mingil hetkel jõuame sinnani, et kõigil lubatakse sisse minna ja kõigil lubatakse baasidest välja minna. Aga Iraan ei ole seda lubanud juhtuda, öeldes lihtsalt, et kusagil võib olla miin, millest ainult nemad teavad. See on ülemaailmne väljapressimine ja riikide juhid, eriti Ameerika Ühendriikide juhid, ei lase end välja pressida. Olen andnud meie mereväele korralduse otsida ja peatada kõik rahvusvahelistel vetel liikuvad laevad, mis on Iraanile maksu maksnud. Keegi, kes maksab ebaseaduslikku lõivu, ei saa avamerel turvaliselt liikuda. Samuti alustame Iraani poolt väinadesse paigutatud miinide hävitamist. Iga iraanlane, kes tulistab meie või rahumeelsete laevade pihta, saadetakse põrgusse. Iraan teab paremini kui keegi teine, kuidas seda olukorda lõpetada, mis on juba nende riiki laastanud. Nende merevägi on hävitatud, nende õhuvägi on kadunud, nende õhutõrjeradarid on kasutud ning Hamuni ja enamik nende juhte on surnud. Kõik see nende tuumaambitsioonide tõttu. Blokaad algab peagi ning sellesse kaasatakse ka teised riigid. Iraanil ei lubata sellelt ebaseaduslikult väljapressimiselt kasu lõigata. Nad tahavad raha ja mis veelgi olulisem, nad tahavad tuumarelva. Lisaks oleme sobival hetkel täielikult valmis ja meie sõjavägi lõpetab ära selle vähese, mis Iraanist veel alles on. Las ma annan veidi tausta, sest see kõlab täiesti vastupidiselt sellele, mida USA üritas teha vaid nädal tagasi. Tuletame meelde, et alles hiljuti tühistasime sanktsioonid Venemaa meritsi veetavale naftale ja Iraani meritsi veetavale naftale. Nende sammude eesmärk oli tuua turule rohkem naftat, et hinnad langeksid. Selle otsuse taga olnud mõttekäik oli üsna lihtne. Kui nafta hind langeb, kaob Iraani mõjuvõim väina üle. Ja see annab Ameerika Ühendriikidele rohkem aega sõja jätkamiseks, kuni saavutatakse läbiräägitud kokkulepe, millega Ameerika rahul on. Aga näed, sellel strateegial olid suured miinused ja iga otsusega kaasnevad omad plussid ja miinused. Mõned vana strateegia miinused olid see, et Iraan sai raha oma nafta eksportimisega ja nende laevad said väinast sisse ja välja liikuda. Ja lisaks sellele teenis Venemaa samuti raha, mida nad enne seda sõda ei saanud, sest sanktsioonid Venemaa meritsi eksporditavale naftale tühistati. Aga mis veelgi hullem, Ameerika liitlased nagu Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Katar, Bahrein, Kuveit ei saanud väina üldse kasutada. See tähendab, et Iraan teenis raha Hormuzi väinast, aga Ameerika liitlased mitte, sest Iraan blokeeris nende laevad. Muidugi teadis valitsus selle otsuse tegemisel ka negatiivseid külgi. Nad panustasid sisuliselt sellele, et seni kuni nafta oli turul, polnud vahet, kas see tuli Iraanist või Venemaalt, sest see langetas hindu ja andis Ameerika Ühendriikidele rohkem aega, et jõuda sõja lõppedes läbiräägitud kokkuleppeni. Aga nüüd, kui me teame, et läbirääkimised toimusid ja Iraan ei muutnud oma seisukohti, on neil endiselt tuumaambitsioonid, millest nad ei ole valmis loobuma. Ja just sellepärast strateegia muutubki. Nüüd, selle asemel, et lasta Iraani laevadel vabalt liikuda, blokeerivad USA kõik. See tähendab, et kuni Iraan ei ole valmis lubama ka teistel riikidel oma naftat vedada, ei lahku ka Iraani nafta Hormuzi väinast. See saavutab sama, mille saavutamist inimesed arvasid USA Kargisaare hõivamisega taotlevat. Näete, Kargisaar on koht, kust Iraan saadab välja 90% oma nafta ekspordist. Kui see saar hõivata, kaotab Iraan oma ainsa tuluallika. Väina blokeerimine saavutab sisuliselt sama tulemuse, ilma et oleks vaja vägesid maale saata. Iraanil on nüüd lihtne valik. Kas avada Hormuzi väin kõigile või kaotada kogu oma tulu. Nüüd muidugi, nagu ma varem ütlesin, igal otsusel on oma plussid ja miinused. Ja samamoodi on ka sellel strateegial omad miinused. Enne kui sellest räägime, tuletan kiiresti meelde, et vajutage allpool olevale meeldib nupule ja tellige kanal. See aitab meil algoritmis paremini silma paista, eriti uudiste kajastamisel, sest mõnikord YouTube lihtsalt ei näita teile meie videoid. Kui olete tellinud, on teil suurem võimalus kõiki meie videoid näha. Nüüd räägime miinustest. Üks suurimaid miinuseid on muidugi see, et hind võib üleöö järsult tõusta.
Nüüd loodab USA, et see paneb teised riigid mõistma, mida Iraan tegelikult teeb. Nad üritavad sisuliselt kogu maailma, iga inimest, kes sõltub naftast, välja pressida. Iraan tahab, et hinnad tõuseksid, sest nad teavad, et see on nende ainus survevahend. Ja kui hinnad tõusevad järsult, siis on rohkem riike valmis sekkuma Hormuzi väinas ja tagama, et rahvusvaheline õigus taastatakse. Aga lisaks sellele on veel üks suurem küsimus. Ja see küsimus on, kas Ameerika Ühendriigid on valmis peatama Hiina naftatankerit, mis viib Iraanist naftat ja üritab siseneda, või võib-olla lahkuda Hormuzi väinast. Sest selline tegevus võiks tekitada rahvusvahelise probleemi, mis on palju suurem kui Iraani sõda. Nüüd, Hiinal on omad probleemid, kuid see on ikkagi väga võimas riik. See on kordades võimsam kui Iraan ja ma kahtlen, et USA soovib sellel rindel pingete kasvu. Aga võib-olla just see ongi mõte. Näete, Hiina on Iraani lähedane liitlane. Kui Hiina ei saa enam oma naftat, siis võib-olla hakkab isegi Hiina Iraanile rohkem survet avaldama, et too loobuks tuumarelvadest ja nõustuks läbiräägitud kokkuleppega. Ja tead, mis veel? Just täna hommikul kinnitas president Trump, et on ka teisi riike, kes teevad nüüd Ameerika Ühendriikidega koostööd, et puhastada Hormuzi väin Iraani paigaldatud meremiinidest. Üks neist riikidest, keda president Trump ise mainis, on Ühendkuningriik. Kuula nüüd. Meil on väga kõrgtehnoloogilised allveemiinitraalerid, mis on kõige uuemad ja parimad, kui toome sisse ka traditsioonilisemaid miinitraalereid. Ja nii palju, kui ma aru saan, saadab ka Ühendkuningriik koos paari teise riigiga miinitraalereid. Paljudel riikidel ei ole miinitraalereid. Mõtle selle peale. Meil oli 28 miiniveeskajat. Mis riigil on 28 miiniveeskajat? 28 laeva miinide paigutamiseks. Millisel riigil? Need on täielikult hävitatud, neid enam ei ole. Nii et me hävitusime nende kogu mereväe, neil on 158 laeva, neil on 28 miiniveeskajat. Iga viimane neist on merepõhjas, kas sa suudad seda uskuda? Me tegime seda 4 päevaga. Nende õhuvägi on kadunud. Nende õhutõrje, kui sa vaatad, siis kõik nende õhutõrje radarid on väljas. Õhutõrje on, nende kaitseprogramm on täielikult rivist väljas. Neil ei ole midagi ja tead, kurb osa on see, ja ma ei saa öelda, et see on sinu jaoks. Me lööme kõik rivist välja, kaasa arvatud nende juhid. Nende sõjavägi on kadunud, kõik on kadunud. Nende raketid on võrreldes varasemaga peaaegu otsas. Siin avaneb ka teine strateegia. Oletame, et Iraani miinid koristatakse järgmise paari päeva jooksul ära. Siis saab USA merevägi hakata saatma mitte Iraani naftatankereid läbi Hormuzi väina. Ja seda katsetasid USA sõjalaevad juba eile. Nad läksid Pärsia lahte, ületasid Hormuzi väina ja tulid siis tagasi välja. Nüüd saab samu sõjalaevu kasutada selleks, et anda nendele tankerite omanikele rohkem kindlustunnet, et nad võivad minna Hormuzi väina, võtta nafta peale ja tulla tagasi välja. Ja oletame, et kui USA hakkab seda tegema ja Iraan hakkab ründama neid tsiviillaevu või USA sõjalaevu, siis on Iraan see, kes vaherahu rikub, mitte Ameerika Ühendriigid. USA vaatenurgast on vaherahu, hoolimata sellest, et läbirääkimised ebaõnnestusid, endiselt jõus veel umbes 11 päeva. Ja kui Iraan tõesti tahab Hormuzi väina sulgeda, peaksid nad ründama USA sõjalaeva, rikkudes sellega vaherahu, millega nad olid nõustunud ja alustades vaenutegevust uuesti. See annab USA-le õigustuse suureks eskalatsiooniks, milleks Iraan ei ole valmis. Rääkides eskalatsioonist, näeme me administratsioonilt ühtset sõnumit, mida me pole selle sõja alguses saadik näinud. Ma ei ütle teile, et administratsioon ei anna Ameerika avalikkusele põhjust, miks see sõda algas. Aga te näete, kui sõda algas ja sõja esimestel nädalatel andis administratsioon mitu erinevat põhjust, miks USA pidi tegema seda, mida ta teeb. Aga nüüd on ainult üks põhjus. Enam pole segadust, vaid ühtne sõnum. See sõnum on lihtne. Iraan ei ole valmis loobuma oma tuumaambitsioonidest. Ja seda korratakse igas avalduses, mis on täna hommikul ja eile õhtul välja tulnud. Ja seda korratakse iga administratsiooni liikme poolt. Selline ühtne sõnum annab parema võimaluse, et suurem osa Ameerika avalikkusest toetab kõike, mis järgmisena tuleb. Ja ma arvan, et see on üks eesmärkidest. Seda rõhutas president Trump ise ka täna hommikul telefonintervjuus. Kuulake. Ja see on oluline punkt, härra president. Neile, kes pole seda nii tähelepanelikult jälginud, kas te saaksite selgitada, miks oli Ameerika Ühendriikide jaoks oluline Iraani minna? Kas te oskate selgitada, mis selle sammu taga oli ja miks oli Ameerika Ühendriikide jaoks nii oluline Iraani minna? Ja väga lihtne. Kõige lihtsam küsimus, mida te mulle siiani esitanud olete.
Neil ei tohi olla tuumarelvi, neil on tuumamaterjali, nad tahavad rikastada seda, mis neil on, nad tahavad veel rohkem rikastada. Nagu te teate, me hävitasime selle B2 pommitajatega. Kui me poleks seda hävitanud, oleks neil olnud tuumarelv kuu aja jooksul pärast meie rünnakut. Teisisõnu need B2T, need ilusad B2 pommitajad hävitasid täielikult nende 3 objekti. Neil on 3 objekti. Ja nüüd on need sügaval maa sees, teate küll, tonnide viisi kivimite all. See materjal tuleks kätte saada, aga meil on sellel kaamerad peal, meil on kosmoseväe satelliidid, see oli üks minu saavutustes. Kosmosevägi, väga oluline. Aga me jälgime neid, me jälgime iga viimastki selle piirkonna aspekti, nad ei saa liikuda nii, et me täpselt ei teaks, mis toimub. Aga see on sügaval maa sees ja selle kätte saamine võtab kaua aega. See on hämmastav rünnak. Kui me poleks seda teinud, oleks neil kuu aja jooksul sellest kuupäevast olnud tuumarelv. Kui meil oleks olnud tuumarelv, oleksid nad seda kasutanud Iisraeli ja Lähis-Ida vastu. Vaata, nad läksid 5 riigi kallale, mis olid omamoodi neutraalsed. Ma ei tea, kui sõbralikud nad olid, aga nad ei olnud rünnaku sihtmärgiks. Nad lasid Araabia Ühendemiraatide pista ilmselt umbes 1800 raketti. Nad lasid palju rakette Saudi Araabia pista ja palju ka Katari pista. Nad lasid rakette Bahreini pista. Ma mõtlen, nad läksid täiesti hulluks. Ja kõik olid üllatunud, tegelikult oli see meile hea, sest nad kõik liitusid meiega kohe, tead, mingil hetkel. Ma mõtlen, nad kas hirmuvad või liituvad, nad kõik liitusid ja on olnud väga abivalmid. Kõik need riigid on olnud suurepärased, kaasa arvatud Kuveit. Ja see ongi see võtmekoht, kuhu ma tahtsin jõuda ning põhjus, miks sa arvad, et neil ei tohi olla tuumarelva, sest nad kasutaksid seda. Ja seda ma tahtsingi, et sa publikule selgitaksid. Ja ma arvan, et nad kasutaksid seda ja nad alustaksid Iisraelis. Ja üks relv teeks, tead küll, kahju, mida keegi pole kunagi näinud. See võib selle hävitada, kui tegu on suure relvaga. Ei. See hävitaks selle. Neil pole rohkem kui ühte vaja. Ja siis võtavad nad Lähis-Ida sihikule ja lõpuks jõuavad nad siia. Siis kinnitas ta ka, et Hiina saab lihtsalt teha koostööd Ameerika Ühendriikide või teiste lääne poolkera riikidega, et saada naftat, mida nad varem Iraanist said. Võib-olla see avaldus vihjabki sellele, et USA üritab blokeerida isegi Hiina laevu, kui need Hormuzi väinast välja tulevad. See on midagi, mida peame hoolikalt jälgima ja vaatama, sest see saab kindlasti olema suur osa edasisest loost. Aga siin on see, mida president Trump ütles. Hiina võib oma laevad meie juurde saata. Hiina võib oma laevad Venezuelasse saata. Me ütlesime neile, ostke Venezuelast, meil on palju ülejääki, me müüksime neile ja tõenäoliselt müüksime isegi veel odavamalt. Mul on väga hea suhe Hiina presidendi Xiga ja me teeme väga hästi koostööd. Nad maksavad meile märkimisväärset raha, nagu sa tead, me pole kunagi varem raha saanud. Tead, ma kuulasin seda Gordon Changi, tal pole aimugi, millest ta räägib. Me oleme Hiina suhtes olnud väga karmid. Karm, aga õiglane. Ja tead, see on hämmastav koht. Aga mul on Hiinaga väga head suhted ja nad on toiminud minu eeskujul. Tead, ma kehtestasin tohutud tariifid. Ma panin kõikidele Hiina autodele, mis sisse tulevad, 100% tariifi ja see hävitab Euroopat. Nad hävitavad Euroopat, sest võtavad nii palju äri ära Mercedeselt, TMWlt ja teistelt. Ja meie riigis ei ole ühtegi Hiina autot, sest nad oleksid hävitanud General Motorsi, Fordi. Nad oleksid need ettevõtted hävitanud, kui nad oleksid seda teinud. Nii et ma kehtestasin 100% tollimaksu ja aususe mõttes lubas Biden sellel kehtima jääda, mis oli minu jaoks üllatav. See on peaaegu ainus hea asi, mida ta tegi, aga ta lubas sellel kehtima jääda. Nii et meil ei ole seda probleemi, mis neil on. Teate, Euroopas on neil tohutud majanduslikud probleemid, sest neid ujutatakse lihtsalt üle nende Hiina autodega.